ongi nii ja seda oleks võinud nagu arvata. Kaitseminister Hannes Hanso, millised on muljed Lõuna-Eesti, Kaitseväe Lõuna-Eesti üksustest? Olles nüüd olnud selles ametis, ministriametis natuke üle 2 kuu, võtsin ma kohe esimestel päevadel eesmärgiks, et jõuluks oleks kõik üle Eesti meie vabariigis siis asuvad väeosad läbi käidud. Ja ausalt öelda mul natukene graafikust ees, et see Kuperjanovi pataljon siin Võrus ongi viimane, kuhu me tegime suisa mitte 1-päevase, aga 2-päevase sellise väljasõidu, et saabusime juba eile, vaatasime erinevaid objekte kõigepealt siin Tartu, lähedal Luunjas ja veel mõnda ja siis täna siin ja siit liigume veel edasi Nursipalule, siis läheme Tartusse ja nii edasi, nii et selline Lõuna-Eesti tuur, aga sõjalises võtmes. Mis muljed on üldiselt mul väga head nendest, mitte ainult siin Võru Kuperjanovi pataljonist, aga üldiselt, et Eestis Kaitsevägi on läbi aastate läbinud sellise päris kiire arengu, ma ütleks, ja see arengu hüppe, mida me siin näeme, kui me võrdleme ka naaberriikide näiteks sellise sõjalise infrastruktuuriga, siis ma ütleks, eestlased võivad väga uhked olla. Et ikka on aeg-ajalt küsimusi, et millised peaksid olema meie kaitsekulutused ja nende tase ja nii edasi. Et kui nendel objektidel siin käid ja vaatad ka seda, kuidas sõdurid kokku harjutavad, milline on juba praegu olemasolev tehnika ja teades, mida me veel juurde hangime, siis ma küll ütlen, et tase on väga hea ja kui ka need ohvitserkonda, kes on tõelised oma ala professionaalid ja nende tööd ja pühendumust, siis julgustab ja annab nagu enesekindlust, et see raha ja päris suur raha, mida Eesti riik riigikaitsesse investeerib, et see on tegelikult päris hästi kulutatud ja ausalt öelda ma arvan, et ma tean, et ka siin väeosas näiteks käib tõesti tuhandeid külalisi aastas, et siin selline tsiviil-militaarkoostöö komponent, ka näidata inimestele, kuhu see raha läheb ja et ka sõjaväel ja ka ajateenistusel oleks nii-öelda prestiiži. Ja ma saan aru, see pataljon siin ongi üks populaarsemaid ka, kuhu ajateenijad ise soovivad tulla, nii et see kõneleb minu meelest iseenese eest. Kas ja kuidas on kavas seda Taara linnakut edaspidi arendada, laiendada? No kõik see, mis puudutab militaarvaldkonda, on tegelikult pidevas arengus, et kui me hangime siin järgmisel aastal ikka päris olulisi selliseid tankitõrjesüsteemid, jalaväe lahingmasinad ja kõik see, et see puudutab tegelikult kogu meie sõjaväge. Ka siin praegu pataljoni ülem näitas või rääkis oma plaanidest, mida siin veel tulevikus tarvis teha oleks. Ma ei hakka need siin ühtegi spetsiifiliselt välja tooma, aga Kaitsevägi on meil pidevas arengus, nii ka see koht siin, nagu Tallinna linna kohta öeldakse, et ei saa kunagi valmis ja nii ei saa ka see Kuperjanovi pataljon. Aga töö käib siin praegu täie hooga ja need plaanid, mis tulevikuks on, eks samm-sammult vastavalt meie rahalistele võimekustele realiseeruvad. Kas saab plaanidest nii palju rääkida, et kui praegu on siin linnakus Kuperjanovi pataljon, lahingukool ja Tagala pataljon, et kas on võib-olla plaanis tuua mõni üksus veel siia juurde? No üks asi, mida me peame arutama Eesti kontekstis laiemalt, on meie liitlaste üha kasvav kohalolek siin. Ja see kasvab veelgi, et kui täna meil on Eestis stabiilselt paigal 6-700 liitlasväelast, siis siin Võrus neid permanentsel baasil või siis alalisel baasil hetkel ei ole. Et me peame ka oma liitlastega koostöös muidugi arutama seda võimalust näiteks, et siia ka tuleksid üksused meie liitlaste juurest tulevikus. Et ma arvan, see on üks koht, kus me peame võib-olla tegema lähiajal mingisuguseid otsuseid ja ka need on tarvis ära majutada, ära toita ja vaadata, et nad saaksid väljaõppel osaleda ja kõik see nii, et see on üks arengusuund, ma arvan, millele me peame tähelepanu pöörama. No Kuperjanovi pataljoni üheks kitsaskohaks on Nursipalu harjutusväljak, kus nad ei saa kõiki relvi kasutada ja peavad selleks Põhja-Eestisse sõitma. On siin mingisuguseid arenguid oodata? Jah, ega see hea ei ole selline olukord, et riigikaitse on tähtis ja ma täiesti saan aru kohalike inimeste muredest ka selles küsimuses, aga kusagil peab olema see kirik keset küla lahendus, et sõjavägi saaks oma asjad ära teha efektiivselt ja koha peal ja et inimesed saaksid normaalselt elatud. Meil on keskpolügoon, meil on Soodla harjutusväljak ja meie selline tehnika
areng ja ka oluliselt suurema tulejõu tulemine seoses jalaväe lahingmasinatega, mine tea tulevikus võib-olla ka tankidega. Neid otsuseid ei ole veel tehtud, aga see on üks asi, mida me praegu analüüsime. See tähendab, et nad peavad kusagil siiski harjutada ka saama. Et üksus ei ole üksus, kui ta ei ole saanud kokku harjutada. Paberil arvuti taga raamatust võib õppida ükskõik mida, aga reaalselt sõjavägi muutub efektiivseks siis, kui ta harjutab. Et kusagil me peame kõike seda tegema. See on lihtsalt fakt. Minna lihtsalt Lätti pauku tegema, midagi teha ei ole see. Kindlasti ei ole pikaajaline lahendus, see võib pakkuda ajutist leevendust. Et Nursipalusse me just ka siit suundume. Ma arvan, koostöö kohaliku kogukonnaga on ikkagi selle asja võti ja see, et leitakse mõlemaid osapooli rahuldav kompromiss. Nii on see üle Eesti, ma arvan, Nursipalu ei tohiks siin olla mingisugune erand. Et me loomulikult loodame enda poolt pakkuda võimalikult selliseid mõlemat poolt rahuldavaid lahendusi ja loodame, et ka elanikkond selles küsimuses suhtub kaitseväe vajadustesse, sest see on meie riigi tervikvajadus, et see ei ole mingisugune kellegi mugavus või kellegi mingisugune personaalne egoistlik selline lähenemine. Meil on tarvis harjutada ja riigikaitse, ma usun ka Nursipalu inimesed, Võru inimesed möönavad, see on tegelikult eriti praeguses sellises keerulises julgeolekuolukorras väga tähtis. Ja meie ressurss peab minema sinna, kus me saame sellest kõige rohkem väärtust. Ja kindlasti see olukord, kus kaitsevägi peab siit võtma, et väga pikki välja sõita selleks, et lihtsalt harjutada relvi, ideaalne see kindlasti ei ole ja me peame selle ära lahendama.